Ja ilma pikema jututa hüppame korra siis tööturu seisu juurde, nagu ikka. Olen teinud siis väikse baromeetri, et kui sa vaatad täna tööturu seisu, siis baromeeter näitab seda, et me oleme hetkel tööandja keskses tööturus, mis tähendab seda, et kandidaate on pigem lihtne leida, et kui küsida tööandjatelt, et kas sa nõustud või ei nõustu selle väitega, et töötajate leidmine on hetkel lihtsam, siis enamus tööandjad pigem ütlevad, et nõustuvad täielikult. See nüüd ei tähenda küll seda, et töötajate leidmine on igal siis astmel kerge, et endiselt on tippspetsialist, oskustööliseid pigem raske leida, mis tähendab seda, et hoolimata baromeetri seisust sa peaksid mõtlema selle peale, et sisuturundus on oluline osa sinu tööandja brändingust ja sellest, kuidas siis häid kandidaate skoorida. Ja et paremini mõista seda kandidaati või seda tööotsijat, siis oleme loonud sellise nagu töötaja elutsükli soojuskaardi. See soojuskaart näitab siis, punane ala näitab seda, et kui kallis ja ajakulukas on näiteks see nii-öelda selle elutsükli jooksul siis see mingi kindel konkreetne tegevus selle töötajaga. Ja mida rohelisemaks seda siis nagu rohkem see tegevus toetab ettevõtte arengut. Ehk siis kui ettevõtte arengut toetab, siis pigem nagu ei saa öelda, et ta on odav, aga ta on nagu toetav aspekt või siis olukord selles töötaja elutsüklis. Nüüd, kui vaadata sisuturundust laiemalt, siis mida sisuturundus teeb? Sisuturundus aitab siis ühe kõige kallima aspektiga elutsükli jooksul ja see on töökoha kaalumine ja tegelikult ka kandideerimise otsus. Ehk siis, et need on väga kallid, 12 kallist nii-öelda siis sektorit, mis ühel töötajal elutsüklis on ja mille siis, ma ei tea, siis odavamaks muutmiseks või siis mille nagu valu leevendamiseks oleks vaja toota sisu ja tegeleda tööandja brändinguga. Ja muidugi seal tegelikult, kui sa mõtlema hakkad, siis ilmselgelt oleks vaja nagu mõelda iga selle elutsükli sektori peale, aga lihtsalt kui vaadata sisuturundust nagu üleüldiselt, siis sisuturunduses kõige rohkem see roll on just selle töökoha kaalumise ja kandideerimise otsuse tegemisel. Hiljem muidugi tööandja bränding mängib rolli ka teistes sektorites väga tugevalt. Ja kui üldse vaadata, et mis sisu tootma hakata, tuleks tegelikult alguses mõista seda, et milline on ühe töötaja motivatsioonipüramiid. Ja siis siin jällegi roheline siis näitab kõrget motivatsiooni ja punane värv siis madalat motivatsiooni. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa vaatad seda püramiidi kõige ülemist otsa, kus on väga kõrge motivatsioon kandideerida, siis seal ei ole väga oluline see, et mis sisu sa toodad ja kui palju sa toodad ja mis kvaliteediga. Sellepärast, et see inimene, ta peab kandideerima. Tema motivatsioon on väga kiiresti tööd leida, ta tahab kohe seda tööd leida, seal võib olla mingi majanduslik vajadus, eluaseme muutuse vajadus, mis iganes, ma ei tea, kaotas töö ja ta tuleb tööportaali ja ta kandideerib võimalikult paljudele töökohtadele, mis talle sobida võiksid. Ja võib-olla isegi kandideerib tegelikult liiga paljudele, sest et ta on nii-öelda siis situatsioonis, kus ta peab kandideerima. Ja see on nii-öelda siis see jäämäepealne või püramiidi esimene ots, kus sisuturundus pigem mõjutab vähe. Nüüd, kui minna püramiidi teise astme peale, siis seal on selline asi, et inimene tahab kandideerida. Ja tahtmine on juba oluliselt madalama motivatsiooniga. Aga endiselt see on pigem nagu siis, kuidas ma ütlen, siis töötaja valik, et ta tahab kandideerida, mitte siis see, et ta peab, ta ei ole sundolukorras. Ja seal tekib siis sisuturundusel väga tugev roll ja ka tööandja brändingul, sellepärast, et kirge rolli, mingisuguse konkreetse rolli vastu või mingit tõmmet ettevõtte poole tekitada ilma sisuturunduseta ainult tööandja bränding või siis mingi töökuulutusega või mingisuguse sellise lihtsama kohalise värbamistegevusega on väga raske. Ja miks on raske on see, et inimesed täna ikkagi tahavad tööandjat enne kandideerimist süvitsi tundma õppida. Nad lähevad guugeldavad tööandja kohta, igasuguseid asju, nad lähevad vaatavad tööandja sotsiaalmeedia profiile, vaatavad, mida kolmandad osapooled räägivad sellest tööandjast. Ja see on nüüd see koht, kus sisuturundus kerkib esile ja sisuturundus, kui hästi tehtud sisuturundus, mitte liiga müügilikult tehtud sisuturundus, motiveerib inimest, et ta tahaks just teile kandideerida, mitte teie konkurendi juurde.
ja siis kolmas selline püramiidi siis aste on see, et inimene saab kandideerida. Ja ka siin on nagu sotsiaalmeedia või sellel sisuturundusel, üldse sotsiaalmeedia turundusel ka väga suur roll, sellepärast, et need on need inimesed, kes on passiivsed. Nad tegelikult ei võib-olla vaata iga päev tööpakkumisi, nad ei mõtle aktiivselt uue töö leidmise peale, aga mingi sisuturunduse aspekt või mingi killuke infot kuskil, selline saepuruterake, ma ei tea, sotsiaalmeedias, tavameedias, klassikalises meedias, raadios, YouTube'is, paberil, ükskõik kus välimeedia pindadel, see killuke tükki võib tekitada selle soovi, et ta tahab kandideerida. Ja selle mõtte tema peas, et ta saab sellega hakkama ja ta päriselt nagu tahaks sinna minna.